Tere, mina olen Kätlin Vainola ja ma toimetan koolilaste ajakirja Hea laps. Muu hulgas ilmub siin ajakirjas palju ka raamatu tutvustusi ja enamasti tutvustavad neid lapsed ise. Täna siin raamaturiiuli saates võtame raamaturiiulist välja raamatu Olikord võlurid, mida oleme ka ajakirjas tutvustanud. Selle raamatu autor on Cressida Cowell ja see raamat viib meid ühte väga igiammusesse aega. Nagu kirjanik ise ütleb, et see oli selline aeg, kui isegi Briti saared veel ei teadnud, et nad Briti saared on. Ja sel ajal elas pimedas metsas võluvägi. Võluväega olendid olid seal sortsid ja igasugused võlurid ja see mets oli kohutavalt pime ja must. Võib-olla sa oled käinud pimedas metsas või tead, milline see on, aga see mets oli palju hullem, palju mustem ja üldse oli ta selline puntras ja sassis nagu üks sortsi süda. Ja vaat selles metsas elasid ja tegutsesid võlurid, kes kavatsesid seal elada igavesti. Kuid läks nii, et mere pealt tulid metsa sõdalased. Ja sõdalased tõid kaasa oma uue tsivilisatsiooni, nad ei sallinud üldse võluväge. Ja võluda nad muidugi ka ei osanud, kuid neil oli üks relv ja selle relva nimi oli raud. Ja rauaga said nad võluväe vastu. Kõigepealt notiti maha kõik sortsid. Neist ei olnud kellelgi kahju, sellepärast et nende võluvägi oli paha. No aga siis mindi võlurite ja igasuguste võluolendite kallale. Ja nii sündiski siis suur vastuolu sõdalaste ja võlurite vahel. Ja algabki see lugu. Loo alguses läheb Tsar, poiss võlurite poolelt, kelle isa ei ole keegi muu kui võlurite pealik. Ta läheb sinna pimedasse metsa. Just sel hommikul on isa öelnud, et sinna metsa ei tohi mitte keegi minna. Aga Tsarri see ei huvita, sellepärast et tema on üks selline hulljulge ja pöörane poiss, murelaps vanematele. Tema tahab minna metsa sellepärast, et tal on suur mure. Kuigi ta on võluri soost, ei ole tema võluvõime veel välja löönud. Ja ta on ka hakanud aru saama, et sortsid võib-olla ei ole välja surnud. Seega plaanita ühe sortsi kätte saada ja tema võluväe endale võtta. Ja see, kuidas see Tsar siia metsa siseneb, see on nii äge, et ma arvan, et igaüks tahaks tema asemel olla. Ta ratsutab lumekassi seljast, temaga on kaasas võluolendid ja nõuandev ronk ja kõik. See on väga äge. Ja samal ajal tuleb teiselt poolt metsa Soov, kes on sõdalaste kuninganna tütar. Ja kuninganna ei ole temaga rahul. Kuninganna ise on väga uhke ja tugev ja võimas, aga tema tütar on natuke nagu tema meelest äbarik. Ühe silma peal on tal klapp, lonkab, kukub vahel. Kuid sellest hoolimata on Soov üks uudishimulik ja julge tüdruk. Ja läheb ta sinna metsa sellepärast, et tema lusikas on kadunud. Ta on leidnud hiljuti ühe lusika, mis ei ole tavaline lusikas. Lusikas on elus ja see on üks väga vahva tegelane. Ja Soov siis läheb metsa teda otsima. Ta loomulikult ka sinna minna ei tohi. Ja võluväega ei tohi ta ka üldse kokku puutuda, selle on ema ära keelanud. Raamat on väga põnev, sealt siis lähevadki need seiklused lahti. Me satume igasugustesse põnevatesse kohtadesse ja olukordadesse. Lisaks põnevusele on ta ka naljakas. Need tegelased on sellised natuke päris inimeste moodi. Nad räägivad omavahel nagu inimesed ikka ja nende suhetes on sellist loomulikkust. Ja tundub, et raamatu autor Cressida on juba väiksest peale tegelenud võlumaailmaga. Kui ta oli väike, siis ta elas Šoti saarel suviti. See oli nii väike saar, et sellel ei olnud isegi nime. Ja neil ei olnud seal ei elektrit, ei televiisorit ega ka telefoni. Nii et päris vanaaegne elu. Ja isa jutustas lugusid vanadest viikingitest ja Šoti hõimudest, kes kemplesid, ja draakonitest, kes olid siis koobastesse peitunud. Nii et väikse tüdruku suvi möödus kalapüüdes, kirjutades ja neid lohesid otsides. Kui ta sai suureks, hakkas ta kirjutama ja joonistama. Tema kõige kuulsam raamat on arvatavasti Kuidas taltsutada lohet. See on raamatusari, millest on tehtud ka väga kuulsad filmid. Ja Olikord võlurid on samuti sari, nii et kes hakkab lugema ja satub vaimustusse, siis ei tasu muretseda, lugemist jätkub. Eesti keeles on ilmunud 2 raamatut, tulemas on 3. Ja siin raamatus on siis ka
autori enda joonistatud pildid. Tema tegelastel on hästi vahvad nimed. Temalt on küsitud ka, et kust ta neid nimesid võtab. Ta on öelnud, et ta ei teagi, aga et ta tahaks, et see nimi annaks edasi tegelase olemust. Ja tõlkija Eve Lauril on nii need nimed kui kogu see tõlkimine väga hästi õnnestunud, et nauditav on lugeda ja lõbus ja ladus. Nii et head lugemist teile! Selles loos on 2 kangelast. Poiss Zarr on võlurihõimust, aga tal ei ole võluväge ja ta on valmis kõigeks, et seda hankida. Tüdruk Soov on sõdalase hõimust, aga tema valduses on keelatud võluese ja ta on valmis kõigeks, et seda varjata. See lugu on noorest võluripoisist ja noorest sõdalastüdrukust, keda on sünnist saati õpetatud teineteist vihkama nagu mürki. Lugu algab sellest, et leitakse hiigla suur must sulg. Kas võib juhtuda, et võlurid ja sõdalased on teineteise vastu võitlemisega nii ametis olnud, et pole märganudki ühe iidvana kurjuse naasmist? Kas see sulg võib tõesti olla sortsi sulg? 6. peatükk. Olema soovidega ettevaatlik. 3 noorukit, lind, õhuvaimud ja loomad vahtisid üha kasvava õudusega, sarga põnevusega üht ainsat rohelist verepiiska. Sortsi veri, kilkas Sarr rõõmsalt. Mis mõttes sortsi veri, protestis Piik. Sortsid on välja surnud. Aga tema põlastuses ei olnud niisugust veendumust nagu siis, kui ta oleks sõdalaste mäekindluse 7 vallikraavi taga kenasti varjul olnud. Öises pahametsas, kus iga jõnksliku, kõduneva oksaprao peal kasvas priginal juusjää, leidus midagi sellist, mis tekitas kartuse. Et võib olla, ei olegi sortsid päriselt välja surnud. See on sortsi tapmise mõõk, ütles Sarr. Vaadake, teral on niimoodi öeldud ja pani teie sõdalaste keldris plehku, sest tundis, et sortsid hakkavad metsa tagasi tulema. Pole võimalik, ütles Piik. Aga see on küll tõsi, lausus Soov aeglaselt, et just siis, kui Sarr meid lõksu püüdis, ajas keegi meid parajasti taga ja ma arvan, et ma vist haavasin seda kedagi oma mõõgaga. Teid ajas taga sortse, see on sortsi veri, ütles Sarr naeratades. Ei ole. Paljudel on roheline veri, väitis Piik. Kaskoletistel, roogkollilebradel, rohehammaspaharettidel, rohehammassookollidel. Sortsi omas ei saa olla, sest sortsid on välja surnud. Tõenäoliselt välja surnud, parandas Kalipurn. Kindlasti mitte välja surnud, ütles Sarr lagendiku keskele osutades. Otse Sarri sortsilõksu kõrval vedeles maas veel üks must sulg, mis meenutas varese sulge, oli aga sellest tunduvalt suurem. Sarr korjas selle üles. Kui sulg sattus teise lähedale, mis Sarri vööl rippus, lõid mõlemad helendama. Neist kiirgas kurja kuulutavalt võluväelist tumerohekat kuma. Ja kui Sarr sule mõõga otsa lähedale pani, hakkas vereplek samuti helendama nagu jaanimaardika tuluke. Aga kumal oli tontlikum, roheline varjund. Sortsid, ütles Sarr laialt naeratades. Järgnes õudne vaikus. Sortsid olid vist tõesti pahametsa tagasi tulnud. Kõige kohutavamad olendid, keda maa iial kandnud, olid jälle ellu ärganud. 2 vaenupoolt ning loomad ja õhuvaimud nihkusid veidike koomale, silmitsedes enda ümber laiuvat pimedat metsa, tundes ühtviisi õudu selle eest, mis seal kusagil olla võib. Kui see peaks tõesti sortsi veri olema, tõenäoliselt ei ole, aga kui on, siis on isegi see üks ainus piisk ülimalt ohtlik, värises Kalipurn. Pühise puukoore vastu ära, Sarr, enne kui see kellelegi häda teeb. Ei, ma ei mõtlegi seda raiskulast, arvas Sarr. Peab ju olema mingi põhjus, miks sattus minu sortsilõksu keegi, kelle nimi on Soov. Kui suur on tõenäosus, et selline asi juhtub? Ma soovisin endale võluväge ja universum annab mulle märku, et mu soov on täide läinud. Äkki annab ta sulle hoopis märku millestki muust. Universum on väga keerukas asi, kriiskas Kalipurn. Äkki paneb see sind hoopis proovile, äkki hoiatab sind, et sa ei tohi niisuguseid rumalusi soovida.
aga Sarr ei kuulanud Kalipurni. Otse tema käeulatuses oli saatus, mis andis talle võimaluse sortsilt võluväge hankida. Ära puutu, Sarr, karjus Kalipurn nii ärevalt, et tema seljas sadas sulgi nagu musta vihma. Ära puutu, ära puutu, ära puutu, sumisesid õhuvaimud. Aga Sarr sirutas peopesa välja ja surus kõvasti vastu mõõga otsa, kus helkis roheline verepiisk. Ta tõmbas kriimu, tõmbas teisegi. Nii moodustus X, tema eesnime esitäht. Ja sellest hetkest peale võttis Sarri lugu hoopis teise suuna. Keeras rajale, kust on väga raske tagasi tulla. Ei, anus Kalipurn. Aga oli juba hilja. Hilja juba. Liiga hilja.